talveepisood mingi 600 vist. Tegelikult ma ei tea, mingi mõned korrad ikka oleme käinud siin talvedrifti tegemas. Ja täna on siis 23. päev enne vabariigi aastapäeva. Ja tuli pakkumine, et minna Tapale jäärajale. See on meil ühe sponsoriga nii-öelda seotud ja siis rääkisime siin Kareli ja Martini ja nendega, kuna Karelil on täna see mingisugune autospordi mingi värk. Larsil on ka natuke tegemist, siis Martiniga kahekesi täna lähme Tapale ja miks me üldse mõtlesime sinna kanti minna on see, et homme on Võhus jääraja üritus ehk siis stay tuned, tuleb jälle lahe video. Tapa autokrossi rajal kohal, tegelikult oleme juba ringid ka teinud. Õues on juba pimedaks läinud, aga suht pull on. Hea rada, on ju? Hea rada, on ju? Väga hea. Mul rahul. Tasus ikka tulla. Et eks me siin sõidame nii kaua, kuni jaksame veel ja siis vaatame, kuidas edasi. Auto on üli ja rada on siuke, siin on näha, et siin on tegelikult külm. Et väga palju rahvast ei ole ka, nii et ruumi on sõita küll rahulikult. Aga jah, tuled võiks veits paremini näidata. Mul muidu on nagu väga hea. Stay tuned. Tänaseks siis me oleme oma sõidud ja trennid ära teinud ennem Võhu talveüritust ilusti. Jah, nüüd võtame Rakverasse mingisuguse ööbimiskoha ja homme siis saab rahulikult siit mingi paari kilomeetri kaugusele Võhu üritusele sõita, nii et kiki-miki. Meil on tänane ilus tore trenn tehtud. Nii et stay tuned.
hommikust ja head vabariigi aastapäeva. Ja jah, täna on vabariigi aastapäev ja me läheme Võhu driftivõistlusele. Päris külm on täna isegi. Ma arvasin, et soojem on täna nii ilm, aga täitsa... Räägite kaameraga? Jah, Martin, ma räägin kaameraga. Lähme Võhu talvedrifti üritusele. Nii et content coming up. Registreeritud number käes. Nüüd on vaja vaadata, millel on koosolek ja siis saab trenni tegema hakata. Ehk siis päevakava vaikselt tuleb peale. Rada tundub väga heas konditsioonis. Kuna on külma ka, siis on ilmselt kõik nice. Yes. Trenniringid on tehtud. Rada on siuke, muidu on heas seisus, ääred on lumised, mis tähendab, et seal ääres gripib auto ära. Kui sa lähed nii-öelda lumevalli poole, siis seal ei ole sõidetud, aga no ma arvan, siin mõned trenniringid veel ja siis rada on juba ühtlaselt igalt poolt sile. Ilm on norm, aga noh, näitab sula ikkagi, ehk siis mis võib tekitada selle olukorra, et varsti hakkab gripi juurde tekkima, kuna jääkiht pealt sulab ja see on võib-olla natukene mulle eelis, sest et mingid autod on ikkagi näha kiiremad ja kui nad on nagu suurema gripiga, siis neil võib tekkida rohkem eksimusi rajal äkki. Et kui mina saan nagu selle oma madalama gripiga, siis paremini sõita selle suure pidamise peal, plörtsi peal nii-öelda. Aga no eks näis. Vallid on mõnusad suured, aga toetada väga ei taha sinna vastu, sest et no siin mul ees ka üks sõitja toetas ja näha oli stange juppe kohe lendas, et siuke betooni efekt on. Aga jah, muidu on kõva. Mõnus on kätt soojas hoida niimoodi ja kui on siuke hea rada ja saad usaldada ees sõitjaid ka, siis on mõnus. Trenniringid on läbi ja tundub, et on enam-vähem normaalne, kuigi kiirust on vaja juurde saada natukene sirge peal just. Kurvis on nagu kiirus hea, aga sirge peal just oleks natuke vaja juurde saada. Ma veel ei ole aru saanud, kuidas seda teha. Aga no eks näis, kuidas. No nii, nüüd on paus läbi ja nüüd hakkame kvalifikatsioone sõitma. Panen kaamerat külge ja siis ma olen kuskil keskel. Eks näis.
kvalifikatsioon sõidetud. Esimeses ringis siis oli veits ehmatav mulle, et pidamist oli rohkem kui ma eeldasin ja siis teises ringis ma sain juba korrektuure teha selle põhjal ehk siis sain kindlamalt suure hooga minna ja juba oli kindlasti parem, sest et esimese ja teise ringi võrdlusena rajavahet nagu väga erilist ei olnud, aga just trenni ja esimese ringiga oli päris suur vahe sees. Et näha on, et rada sulab, mis tekitabki pidamist juurde, nagu ma ennem ütlesin. Ja mul on selles suhtes nüüd parem. Mul on võimalus ikkagi ka kiirematele pillidele ilmselt järgi jõuda. Nii, punktid on käes. Kvalis esimese koha sai siis Oliver Randolo. Teine on Arti Kannisto, Kristjan Järve ja Piiraja sai 6. koha, 82 punkti. Mina sain 15. koha, 68 punkti. Ojaste sai ka 68 punkti, 17. Ja edasi üldse punkte kokku sai 27 inimest. Eks siis näis, mis see puu toob meile. Kui see valmis on, siis ma annan teile teada. Nii, saime puu kätte ja minu vastaseks on siuke vend nagu Tom Kõrvas. Ma ei tea päris täpselt, kes see on, aga lihtsa guugeldamise järel tundub nii, et on Sierra mees ja ta oli päris kiire, ma tegin taga isegi ühe trenni ringi. Aga ma nüüd kohe vaatan Martinile, kes ees sõidab ja kes järgi. Minu tandemisõit on läbi ja nagu arvata oli, siis ikkagi kiire Sierra sai kiirelt eest ära. Ma muidugi viimasel hetkel otsustasin, ma panen 3. käigu, aga see ikkagi ei päästnud nii palju. Sõitsin esimese osa, sõitsin teisega ja see on aeglasem sektsioon ja see on ilusti nagu külje aldal, isegi minu arust müksasin natukene. Aga edasi on lihtsalt ei jõua järgi. See on auto sillaseade on nii palju mõjutatud. Aga vähemalt oli fun ja ma tunnen ennast päris kindlalt juba siin talveautoroolis ja nagu kindlasti väga hea soojendus suveks, et see meil ju põhieesmärk ongi, et karikaid kindlasti tahaks ka, aga mis sa teed? Ega meil ei ole nii palju aega ka, et seda talveautot nüüd nii palju ja kaua seadistada. Seega Martin siin sai ühe sõidu edasi, Karel on ka nüüd sõitmas siin top 32 sõita äkki. Et ühesõnaga teised poisid on veel võistlustules ja vaatame. Et kindlasti oli fun jah. Ma arvan siinkohal ilmselt lõpetan video ära, nii et as always like, share, subscribe ja kuulsin siuksest feature'ist nagu bell notification, nii et proovige seda nuppu vajutada, vaadake. See tekitab sellise olukorra, et videod jõuavad teieni siis, kui need on uploaditud, mitte ei pea neid kuskilt feedist otsima. Ja kindlasti pange alla kommentaaridesse, et kui meil lund või asju veel on, et mida teha või kuhu radadele, et me kindlasti hea meelega tuleme, kui kuskil on mingi kõva rada ja sõidame. Ja kindlasti, kui lumi ära suleb ja keegi ikkagi juhuslikult leiab, et tal on mingisugune asfaldiplats kuskil, keegi kardirada omab või mingi siuke teema,
kus oleks võimalik autodega siukeste talvekatega tulla ja lamellrehviga sõita näiteks a la siukse natuke külmema ilma või natuke märjema ilmaga, siis kindlasti hit me up või pange kommentaaridesse, kuhu me võiks sõitma minna, sest et see on ka väga hea trend, see ongi nagu step up nii-öelda selle talvel sõidule. Ehk siis saamegi nagu samm-sammult liikuda edasi suvedriftimise poolel ja kindlasti varsti hakkab infot tulema, mis seisud meil Nissaniga on, vaikselt mõtted käivad, otsest ehitust hetkel ei toimu, pigem siuke asjade kokkuajamine, hindade uurimine, nii et nagu enne ütlesin, like, share, subscribe ja näeme järgmine kord. Oh, you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' smile, that's why